Oh my god. Vetelpääste läks appi talle või? Oota, seal on ka üks upub praegu või? Oh, jumal küll. Ta läheb juba järgmisel appi seal. Auto 5 päevaks, nii et kõigepealt me lähme Waimea Beachile, aga enne seda me tulime läbi ühest väiksest armsast linnakesest nagu Haleiwa. See asub põhjarannikul ja teeme siin ühe kiire nii-öelda lõunasöögi Island Vintage kohvikus. Siin on mingisugune huvitav jäätee, mingi jäätsepall on vist siin sees. Täitsa mõnus, see on siuke ananassiga. Lõunaks ma võtsin mingid peiglid. Kui hea. Hetkel andis vetelpääste hoiatuse, et võtke kõik oma lapsed veest välja. Wow. Ütleme niimoodi, et mina küll siia ujuma minna ei taha. Oh my god. Vetelpääste läks appi talle või? Täitsa õudne. Aga miks sa lähed siis? Okay, we see a lot of you guys that don't know what you're doing in the water. Get out of the water. Oota, seal on ka üks upub praegu või? Oh, jumal küll. As you can see, bigger set, bigger wave. Aga kui nii, kui saab välja tulevad. It's only gonna get worse. Terjest lained tulevad peale kogu aeg nii tihedalt, et... Hate to send you to the hospital. Ta läheb juba järgmisel appi seal. Oh my god! See naine käib vee all kogu aeg. Jumala hirmus. Olen nagu kõige hinda. Ta enda kuum, aga tegelikult liigu üldse. You guys are really lifesavers. Me oleme reaalselt mingi 2 minutit siin rannas olnud ja juba nägime, kuidas ühte vanemat meesterahvast päästeti uppumisest ja siis ühte noorpaari, nagu see absoluutselt ei ole naljaasi. Minul tekkis juba väga suur hirm nende eest, kui ma nägin, mis seisus nad seal vees olid. Tõesti, see oli väga hirmus. Need vetelpäästjad teevad siin tõesti täielikku elu päästvat tööd nagu. Aga jah, siin on hoiatatud, et siin on need lained nii tugevad, et ei tasu vette minna, aga need mõned inimesed ikka ronivad. Eriti kui sa ei ole nagu mingi hea ujuja. Need lained on nagu, ma ei tea, mitmemeetrised. Sa pead tõsiselt nagu väga loll ja hull olema, et siia minna ujuma nagu reaalselt. See on lihtsalt metsik minu meelest. Ebareaalne. Aga jah, Waimea Bay ongi tuntud selle poolest, et talvel on siin mega suured lained ja inimesed käivad rohkem siin surfamas ja suvel on lained rahulikumad ja meri siledam ja siis saab rohkem siin ujuda ja siin taga mäe otsast nad hüppavad vette ka suvel. Me oleme tulnud nüüd Turtle Beachile, mis on tuntud siis oma roheliste merikilpkonnade poolest ja nad tihtilugu tulevad päikese kätte ranna peale puhkama, nii et neid võib näha. Lähme vaatame, kas me täna ka mõnda näeme. Hawaii'l on kilpkonnad pühad loomad ja kui sa näed neid kuskil rannaliiva peal lebamas, siis tuleks umbes 3 meetri kaugusele hoida ja jumala eest sa ei tohi neid näppima minna, sellepärast et no esiteks see ei ole okei ja teiseks sa võid saada trahvi, mis võib olla, ma ei tea, mitu tuhat dollarit, vist öeldud. See rand siin on palju rahulikum minu meelest kui see eelmine, kus me käisime, nii et siia võib täitsa lastega tulla. Mulle tundub, et me täna küll ühtegi kilpkonna ei näe. Mis sa arvad? Kindlasti näeb. Mulle tundub, et siin ei ole. Okei. Otsime siis.
ma ei tea, kas te näete, aga siin on mingisugune pisikene, ma ei tea, kala või keegi elab seal, ujub seal sees. Näe, mingi teine kala läks ka sinna kivi alla peitu praegu. Elavadki siin väikestes aukudes. See on üks väike tigu. Mega suur krabi on seal praegu, oota. Ma ei tea, kas ma saan näidata. Seal on üks krabi. Läks peitu. Me küll kilpkonnasid ei näinud kahjuks, aga me tulime siia samma Turtle Bay hotelli baari istuma ja siin on lihtsalt nii ilus vaade. Ja õhtu lõpetuseks me tulime siin samas lähedal asuvasse Giovanni Trucki. See on ülikuulus ja TikTokis hästi viral koht. Nad teevad siin krevettidest igasuguseid asju. Me võtsime siis küüslaugu võiga krevetid ja need pidid siin koha peal olema kõige populaarsem variant üldse ja need kohalikud on väga uhked oma küüslaugu või üle. Nii et proovime ära, kuidas need on. Ja see oli päris kuum praegu. Oh my god, see on täiesti tuline. Pritist võtta. Ja küüslaukune peal jääb. Täge, see on täiesti väärt oma haipi nagu. Kui ma teadsin, et ma tulen siia Hawaiile, siis üks minu selliseid to go place oli kindlasti Giovanni Truck. See on alati see, et ei tea, et kas see on nagu ülehaibitud koht või mitte. Nagu ma ütlen, et see on täiesti oma haipi väärt. Me ostime siis 2 portsu krevette ja ühe mingisuguse joogi ja meil läks kokku umbes 35 eurot äkki või? Või oli see dollarit? $35. Ehk siis eurodes on see mingi ala 30 euri. See krevett on ikka ülihea. Ma proovin. Mul kukkus krevett maha praegu. Maris hakkas tänava graffitiga tegelema. Nüüd me oleme ka ametlikult Giovanni Shrimp Trucki peal kirjas. Päris üks autogramm bussi peal.